Kas teie arvates on sooline palgalõhe probleem Eestis täna? No, kindlasti Eestis on probleemi sellega. Mul konkreetselt ei ole, aga on olemas. Kuidas te ennast tunneksite, kui saate teada, et näiteks teie naiskolleeg teenib sama töö peal rohkem kui teie? Üldse pole probleemi, las teenib. Päris palju sõltub seda kvaliteedist, kui tema saab teha, miks mitte. Teie töötas on kõik hästi, naised ja mehed teenivad võrdselt? Oleks ju tore. Kui nad teevad võrdset tööd, siis võiks võrdset palka saada. Seda keegi ei mõõda ju, praegu me lihtsalt kaugutame sellepärast, et keegi saab kellestki vähem palka. Aga keegi ei küsi ju, kas keegi teeb vähem või rohkem või oskab vähem. Kui sa saaksid töökohas teada, et naiskolleeg teenib rohkem palka, mis sa arvaksid sellest? Ma arvaks, et see on ebaõiglane. Võtaksid ette ka midagi? Jah, kindlasti selles mõttes, et kui tööd tehakse täpselt sama palju, siis kõik võiksid ikkagi täpselt sama palka ka saada selle sama töö eest. Reaalsus on aga see, et Eestis teenivad naised meestest endiselt 13,2% madalamat palka. Palgalõhe puhul me arvestame tunnipalkasid. Ehk siis naised saavad 1 tunni töö eest kätte 10,7 eurot, samas kui mehed saavad 12,3 eurot. Ehk siis ikkagi käärid tulevad sellest. Soolise palgalõhe vähendamiseks on meil vastu võetud ka heaolu arengukava. Sellegi poolest rebenes aga Eesti palgalõhe aastaga veel veidi suuremaks, täpsemalt 0,1% punkti jagu. Ülemäära kriitiline olukord ei ole, muidugi eesmärkidest oleme me veel kaugel, et kui 2030. aastaks võiks ta olla seal 8% juures, et siis sinna on ikka minna, aga ütleme nii, andmed näitavad, et allamineku trend on, ehk siis võib-olla kõige hullem ei ole. Soolise palgalõhe kontekstis on täna Eestis ainult üks tegevusala, kus naised teenivad meestest rohkem. Selleks on veondus ja laondus. Positiivse näitena saab aga välja tuua ka sideettevõtte Omniva, kus on näiteks naisi juhtivatel positsioonidel tunduvalt rohkem kui mehi. Eesti töötajatest lausa 63% on naised ning 71% siis meie juhtidest moodustavad ka naised. Eestis on meil naiste ja meeste palgalõhe mediaan 0%, ehk siis on see meil võrdne ja Lätis ning Leedus on meil natukene naiste kasuks, ehk naised saavad natukene kõrgemat palka. Võsa toonitab siiski, et selline jaotus on puht juhuslik ning tuleneb sellest, et naisi on sattunud kõrgemalt tasustatud positsioonidele rohkem. Värbamisel lähtutakse ainult inimese pädevusest, mitte soost. Me oleme ära hinnanud töökohad ja selles suhtes tahame maksta õiglast palka sama töö lõigu ees, siis vahet ei ole, kas oled see meessoost või naissoost, et aga palk oleks võrdne ja seda õiglust me kindlasti järgime. Euroopa riikide soolise palgalõhe edetabelis on esimese koha haaranud Läti. Eesti asetseb 6. kohal ning meie puhul mängivad enim rolli just need ametid, kus aegade jooksul on olnud meeste osakaal suurem. Valdkonnad, kus käärid on kõige tugevamad, on siis finants- ja kindlustustegevus, info ja side ja siis hulgi- ja jaekaubandus. Et seal olid siis üle 20% palgalõhe 2024. aastal, aga selleks, et vaadata nii-öelda detailsemalt, et ametite järgi, et kus on siis kõige suuremad käärid, et selle jaoks peab siis tegema lisaanalüüse. Kõige madalama lõhega on endiselt näiteks jäätme- ja saaste valdkond, põllumajandus ja riigikaitse. Soolise palgalõhe arvutamiseks kasutab Statistikaamet ettevõtete enda esitatud andmeid ning seal ei võeta arvesse ebaregulaarseid preemiaid ja lisatasusid. Kuigi palgalõhe on naised jätnud aastateks ebavõrdsesse positsiooni, tundub, et tänaseks on paljud sellega rahu teinud. Kas teid häiriks, kui te saate teada, et teie meeskolleeg teenib rohkem kui teie sama töö peal? Ma usun pisut küll. No võiks paremini olla, muidugi võiks, aga ma saan aru, et meil on nii palju probleeme, et see on üks nendest, et võib-olla... Ainult piiskmered? Jah, et kindlasti on inimesi, keda see teeb kurjemaks. Oluline on see, et inimesed, kui nad küsivad näiteks omale palka juurde, et nad oleksid teadlikud sellest, et on olemas ka erinevad andmekogud, kus on võimalik näha avalikke palkasid, et näiteks siis palgarakenduses on võimalik vaadata enda ametiala jaoks palka ja kindlasti võtta seda kui suunisena. Meeskolleegi käest ei pea küsima, kui palju tema teenib.